saime Ihvuga tuttavaks siis, kui meie sugulastel oli üks saksa poiss, kellega nad meil külas käisid. Ja siis me mõtlesime, et meil võiks ka olla keegi, et toome endale maailma koju kätte. Tarmo luges artiklit ja ta ei ütle mulle, küsis ainult ühe küsimuse, et kas me oleme tavaline, tüüpiline Eesti perekond? Minu arust muidugi ei ole. Ma kunagi ei arva, et ma olen tüüpiline eestlane. Ja siis Tarmo ütles, väga hea, et siis võta ankeet ja täida ära. Tegelikult mul sõbranna nagu Saaremaal või Orissarest. No neil oli nagu juba nagu teine vahetusõpilane ja neil oli nagu käisid siis nagu üks aasta enne, kui me Karluse võtsime, käisid nagu meil külas. Ja tema oli siis nagu Ecuadori tüdruk. Ja siis nagu see asi hakkas nagu nii vaikselt nagu arenema, et võiks ja siis tuli nagu kooliga rääkima. Ja siis olid nagu lapsed ka, et võtame ja Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Lahe on vaadata, kuidas nad harjuvad selle Eesti kultuuriga ära, et Taila meil näiteks esimese kuu jooksul hoidis nii saunast eemal, et midagi hullu. Aga nüüd ta on põhiline saunataja, kus juures eestlased ei käi eriti jääaugus, tema käib meil jääaugus. Ja tervis peab ka vastu, nii et on ju. Taila käib meil augus -28, saatis emale Facebookis siis pildi, kuidas tema pea on august väljas ja -28 taga. Ema, kes pole ka elu siis miinuskraadi tunda saanud oma nahal. Kuidas siis on -28 olla? Siis see on -18 nagu meil sügav külmas ja pane veel 10 veel juurde. See on siis see kraad, millega ma ujumas käisin. Kui Mariana tuli, siis alguses ma pidin olema üksi oma toas. Ja mul oli suur voodi, kus ma sain üksi laiutada. Aga kui Mariana tuli, siis me pidime kahekesi seal hakkama saama ja see ei olnud väga tore alguses. Aga pärast, kui Mariana paar päeva ära käis, siis ma ei tea, ma ei saanud magada enam sellepärast, et Marianat ei olnud. Meil oli esimene vahetusõpilane ameeriklanna ja inglise keel oli hoopis teistsugune. Aga me saime sellest hästi kiiresti üle ja nüüd me saame aru, et kui keelt ei oska, siis tuleb kasutusele võtta käed ja jalad ja kehakeel ja sõnaraamat ja kõik muud asjad ja tuleb välja küll. Isa ja teised lapsed vaatavad telekat, mina siis teen süüa ja siin köögis istub Carlos. Ja siis me ainult räägime. Algul oli aimurus, et mis asja te räägite, üks räägib aiast, teine aiaaugust. Mõtlesin, et ma ei tea, et kas... siis oligi, et inglise keele sõnaraamat, eesti, hispaania sõna. Siis meil võib-olla, et üks räägis tõesti aiast ja teine aiaaugust. Et ma ei tea, kas mina nagu omast arust seletasin väga põhjalikult. Et kas ta nagu aru sai, seda ma ei tea. Sest tal oli selline huvitav juhtus, miks ta hakkas eesti keelt rääkima. Et tal oli vahetusõpilastes üks saksa tüdruk ja Soome tüdruk, Rika ja Anna. Ja olite Soomes, Soome ekskursioonil. Ja nemad ostasid juba väga hästi eesti keelt, aga Mariana ei rääkinud veel. Ja siis nemad võtsid vastu otsuse öösel, et enne magama ei lähe, kui 14 käänet on Marianal selge. Ja siis nad tuupisid Marianale pähe seda 14 käänet. Ja siis oli hommikul 44, kui nad lõpetasid, sest tulid koju, ta oli täiesti zombi, ma ei ole üldse maganud, aga mul on 14 käänet peas. Lahe, saatte omamoodi kogemusi, mida mujalt ei saa. See ongi selline lihtne põhjus, et
kogu maailm tuleb sulle koju kätte, sa ei pea selleks ümber maailma reisima. Muidugi see alati soovitakse võtta, sellepärast et sa saad nagu iseennast ka sellega proovile panna ja see on nagu teistmoodi põnev. Ja siis me oleme Ihvus saanud veel hästi palju sõpru, kes Eestis elavad. Et mitte lihtsalt tuttavad, vaid tõesti sõbrad, kellel me käime sünnipäevadel ja kellega me istume koos ja saunleme koos ja et sõprusring on tohutult laienenud hästi lahedate inimeste võrra.